käsi püsti, kes täna hommikul on jõudnud teha vähemalt 10 000 sammu. Ulme, issand. Aga kes on 2 päeva jooksul käinud vähemalt jooksmas ja teinud seda umbes 60 minutit? Ja kes on teinud maatööd viimase 3 päeva jooksul vähemalt 2 tundi? Jaanus, sa ei ole ühtegi korda kätt tõstnud. No nii, kes on kalal käinud, kes on matkamas käinud? Viimase 3 päeva jooksul? 2? Ja nüüd võiks tulla järgküsimus, et kala ka saida? Ei saanud. Okei. Kui siia sõitsin, siis veel oli 2 mõtet selle asja juures ja need lähevad Eesti lauludesse. Tõnis Mägi on laulnud, et mis on maailma suut, ei midagi muud kui kiirus. Ja siis ma mõtlesin, et sinna vastu panna üks asi on Põhja-Tallinna laulnud, meil on veel aega. Nii et teie peate tänase päeva jooksul ise valima, kas meil on aega või on vaid kiirus. Aga me läheme siit edasi 10-15 paneel diskussioon, kuidas kaasata erinevaid vanusegruppe ja erivajadustega inimesi liikumisharrastustesse. Ja mul on hea meel siia sinistesse toolidesse kutsuda järgmised inimesed. Henn Hanson, Väimela tervisekeskuse juhataja, pikaaegne spordi- ja terviserendaja ning liikumise entusiast. Ole hea, Henn. Kuna me elame samas külas ka täna, ja Henno puhul on tõesti hea see, et kui mina esimest korda Kaitseväe väljakule astusin, see oli aasta 1996, siis Henn oli juba seal ees ootamas naeratus näol ja sealt ma Henno tunnen, nii et nüüd oleme isegi koos Vana-Koiala külas vahetevahel näeme. Ja mul on hea meel, et kui keegi ennast outfitiga müüa oskab, siis Henn Hanson. Nii et kõik, mis müüki puudutab, siis peale tänast päeva siis Henno poole. Järgmisena paluksin siia Piret Kahre, energiline kogukonnavedur ja kui ma eksi, siis see on Lasva. Ja Lasva vedur meie ees, erinevate huvigruppide ettevõtmiste algataja ja elluviija. Veduri esindaja. Ja, veduril vagunid ikka peavad olema. Nii, järgmisena paluksin siia Annika Eliste. Tunnustatud aktiivne ja uuenduste meelne lasteaia liikumisõpetaja. Järgmisena Pia Õispuu. Võrumaa puuetega inimeste koja tegevjuht, erivajadustega inimeste kohalik tugisammas. Nii, ja üks kohalik tugisammas spordihing aastast 2022 oleks pidanud siia veel tulema, kelle nimi on Väino Marjak. Ja mul on tunne, et Väinot siin ei ole, aga ta täidab oma ülesandeid. Nii et on aktiivne ka tänasel päeval, kui võiks ju laval olla. Tähendab, mõni inimene ei vaja laval olekut, aga ta panustab ja tegeleb oma asjadega. Aga et oleksite kõik kaasatud, nagu me tänasest teemast räägime, kaasamine. Kas keegi tahab vabatahtlikult tulla paneeli? Kas keegi on valmis hommikul, kellel 10 000 sammu tehtud? Ega neid võimalusi elus palju ei ole. Rahvusringhäälingus on niimoodi, et tuled jah? Väga hea. Näete, teisel korruselt. Ja teine korrus on selles mõttes hea korrus, et seal on oma laudadega. Oma toidud ja joogid võivad kaasas olla. Ja millega me kõik peame täna arvestama, mul läks juba vahepeal meelest, et meil on siin kaamera. See tähendab seda, et kõike filmitakse ja hiljem võidakse ka seda avalikult näidata. Nii et oleme siis selleks kõigeks valmis. Ja me proovime need mikrofonid nii tööle saada, et kui teile tundub, et võib-olla see hääl ei tule täpselt niimoodi, nagu ta peaks algul, siis abilised on olemas ja aitavad meid. Nii, kuidas kaasata erinevaid vanusegruppe ja erivajadustega inimesi liikumisharrastustesse? Ja minu mõte on üldse läbi tänase päeva on see, et see võiks olla selline mõnus, rahulik, kõik tunnevad ennast hästi. Kui keegi tahab sõna võtta, kas siis tõstab käe või hakkab karjuma, aga kõik võiksid kaasa rääkida. Selles mõttes, et ega me ajame siin ikkagi kogukonna asja ja ainult koos me saame neid asju, elu, liikumist paremaks. Ja alustame. Liikumine. Ma oleks
Väinoga alustanud, aga Väino jättis muidugi tulemata, lööb päevaplaani sassi. Aga sellest ei ole midagi, lähme siis siit nende inimestega, kes siin täna olemas on. Kaasav kogukond ja struktuur ja kultuur. Henn, Annika. Ma ei tea, ega me võime ka rääkida niimoodi, et võib-olla on lihtsam, kui ma ei esitagi personaalselt küsimust, vaid kõik saavad selle küsimuse mõttes sõna. Ja räägime täpselt nii kaua, kui sõnad otsa saavad, mõtted otsa saavad, siis lähme edasi. Ja kui mul on tunne, et saab veel midagi küsida, siis lähme sealt edasi. Takistused ja takistavad liikumisharrastusi teha siis erivajadustega inimestel. Ja kuna Väinat ei ole, siis ma saan siit edasi minna, et kus kohas me täna siin oleme või kuidas siis sinu pilk sellele kõigele on, et kuidas me siis kaasame või kuidas me ei kaasa? Tere kõigile. Tutvustan natuke ennast, et ma ise olen võib-olla siin seltskonnas kõige haigem inimene, et ei arvaks, et ma mitte midagi sellest ei tea. Et liikumisega on nüüd niimoodi, et tegelikult ma ei saa öelda, et meie erivajadusega inimesed ei liigu. Meil Võrumaa puuetega inimeste kojas on Väino teeb spordiringi, käivad võimlemised, kõik grupid on täis, sega pensionäride päevakeskuses. Ja nagu enne öeldi, et kes elavad ikkagi maal inimesed, ega nad ei saa ju olla, et nad ei liigu. Aga kuna mul on 84-aastane ema, siis ema pealt vaatan, et mis on nagu eakate kõige suurem probleem ongi jalad. Jalad lihtsalt nad valutavad, nad ei taha töötada, aga siiski käiakse väljas, liigutakse. Ma ise käisin pühapäeval Kubjal ja lugesin ära, et mulle tuli 5 eakat inimest vastu. Et sellega ma nagu mõtlen, et ei ole päris niimoodi, et me üldse ei liigu. Me lihtsalt ei tea, et inimesed liiguvad. Et nüüd, kui me mõtleme, et kuidas nagu maal seda rohkem toimetada ja liigutada ennast, et siis on see ainult ikkagi võimalus see, et esiteks teeme invaparkimiskohad, et alustame kas või nendest. Siis on sellised kogukonnamajad, nagu siin kindlasti on siin käsitööruumid ja miks mitte tulla selle käsitöö ajal ja tehagi siin 15 minutit võimlemist, venitust. Et seda ei ole mõtet viia kuhugi spordisaali, sest sinna eakad ei tule. Nad tahavad oma sellist kindlat kohta, turvalist kohta ja ma ei ole nagu nii negatiivne, et me üldse ei liigu. Pigem on praegu see, et nad on ikkagi meie eelmisest riigikorrast pärit inimesed ja neil on jalgade probleemid. Need on nagu kõige suuremad. Aga Võrus me teeme nüüd Tammularanna ligipääsetavaks, et kuhu peaks ka tulevikus saama ikkagi ratastooli inimene ja nüüd, et saab erivajadusega inimese all me üldse mõtleme sellist inimest ka, kes on, puusaliigese vahetanud ja ta peab 6 nädalat karke. Minul on ka puusaliigesed vahetatud. Ja oli 6 nädalat karke ja 3. nädalal ma ikkagi läksin juba ujuma. Andsin kargud ära ja ujuda sa võid, kui on niidid välja võetud. Et ma arvan, et alustada liikumist võikski nendes käsitööringides ja kus eakad saavad valdades kokku, et oodata neid nendele suurtele üritustele, ma arvan, et see on praegu keeruline. Aga olgem ikkagi positiivsed, et ei ole meie eakad midagi, et nad ei liigu. Ma ise ka püüan olla eeskujuks. Aitäh! Pia, aga üks küsimus. Erivajadustega inimesed ja eakad, kellest sina rääkisid, et kui palju meil neid Võru vallas või Võrumaal on? Ega täpset arvu nagu ei olegi, aga kui Võru linna võtta, et siis on umbes iga 4. inimene, kes tuleb vastu, on mingisuguse puudega.
Aga tõenäoliselt, mida mina arvan, et ratastooli inimesi me näeme vähe, et nad on ikkagi koondunud suurematesse keskustesse, sest neil on seal lihtsam hakkama saada. Ja sama teemaga siit, seesama erivajaduste inimeste kaasamine. Merike oli siis see julge, kes võttis selle esimese tooli sealt, et Merike veab aastas ikka palju spordiüritusi, kus on kaasatud väikestest lastest kuni tippu välja. Et Merike, sinu vaade sellele, et see, mis toimub igasuguste spordiürituste ümber, aga nüüd võtame sinna erivajadusega inimesed ka juurde. Kui palju sina märkad seda või mida peaks veel tegema või kuidas neid sinna juurde tuua? Et mis on sinu vaade sellele? Naaber tituleeris mind ka erivajadusega inimeseks, kuna mul on pool aastat möödas puusaoperatsioonist. Aga ma ise esialgu veel ennast erivajadusega inimeseks ei tituleeriks, sest tegelikult ma näen ikkagi palju hullemas olukorras inimesi. Ja tahaks öelda, et jah, selles mõttes on erivajadustega inimeste kaasamine väga keeruline. Võrumaa Spordiliit on sellega tegelenud vähemalt 5 aastat ja meil on väike progress kas või sellega, et meie jooksusarjas on kaasatud toetuskeskus Meiela erivajadustega inimesed. Ma loodan, et need, kes on käinud jooksusarjas Tammulal, Väimelas, ma ei tea, Rõuges, päris palju mitu kohta on veel etappidest, kus te olete märganud, et teile on finišis pakutud vett, banaani, osaleja märki ja need inimesed on tegelikult just Meielast ja nende väga suur huvi on just see, isegi küsisid juba sellel aastal mu käest, et kas ikka meid kaasatakse, et kas me ikka saame tulla. Ja täna lõpeb liiderprojekt Divoor ja ma olen seal Spordiliidu koostööpartneriks seekord sellesse projekti kaasanud just Meiela ühe projektikaaslasena, et soodustada seda mõtet, et kui nad praegu on olnud nõus osadel etappidel vabatahtlikuna kaasatud olla, siis sellest projektist me üritaksime minna natuke edasi ja kaasata nad ka kõnnidistantsidele, olgu see siis lühike või midagi, ehk et tegelikult kõige suurem vastuseis on tegelikult hoopis see, et me ei saa nagu nende inimeste mõttemustrit muuta, mida on tegelikult ju väga pikkade aastatega tegelikult ju murtud, et nad ei peaks kuskil figureerima. Nende asi on olla kodus, varjul ja ega see on väga keeruline, see on mentaalselt inimestele väga keeruline tulla ja olla rahva sees. Tegelikult nad saavad hakkama loomulikult oma võimete kohaselt, oma võimete järgi valitud tegevustes, aga samas on võimalik. Orienteerumisklubi teeb väga lahedat märke orienteerumist, kus kõndimine ja distants liikumiseks on praktiliselt olematu, aga just see, mida nad teevad seal mingis punktis, see on tähtis ja selle pealt saavad nemad oma impulsi spordiorganisatsioon või spordiüritusel osalemisest. Ja ka ujumissarjas näiteks on meil ka ikkagi alati erivajadustega inimesi osalenud. Väga intensiivselt osaleb üks pime noormees, keda kõik aitavad nii toredasti. Seda on nii armas pealt vaadata, kuidas kõikide jaoks on see tähtis, et ta jõuaks sinna basseini, et ta saaks sealt välja, et ta saaks oma ujumise, kõik elavad sellele kaasa. See on lihtsalt emotsionaalselt ja sellist ühiskonna sallivuse arendamist ka soodustav. See on nii palju aidanud niisuguse tolerantsuse tekkimisele ja ma tean, et seekord küll jäi tulemata üks Urvaste kooli poiss,
aga ka käib ikkagi ujumistrennis ja teda tahetakse ka kaasata nüüd sellesse sarja, ehk siis näis, kas meil õnnestub teda niimoodi järjepidevuse saavutamiseks, et see esimese sammu astumine on neil tõesti keeruline ja selles me peame ise olema hästi empaatilised, toetavad ja siis ma arvan, et me jõuame sellega edasi kindlasti. Mina ei ole ka pessimist. Ma näen, et inimesed liiguvad, aga ma olen mures nende inimeste pärast, kes on kuskil korterites, nad ei saa liikuda, neid ei aita keegi, neid ei toeta keegi ja nad on sinna üksindusse jäänud. Et kuidas me saaksime nende inimestega või siis need hooldekodudes olevad inimesed, et kuidas me saaksime nende elurutiini muuta ja tervislikumaks. Ja väga head mõtted selles mõttes, et kui nüüd minna tõesti sinna hooldekodude peale, siis seal me teame, et nad on praktiliselt, seal on palju inimesi koos. Et kas tänasel päeval keegi tegeleb sellega, et see info, näiteks Merike on ürituse korraldaja, korraldab lasvajooksu, kas see info jõuab sinna hooldekodusse ja kas seal on üldse võimekust tuua nüüd hooldekodust inimesed sinna või tagada neile siis see abi, et nad üldse jõuaks sinna. Ja kuna ma tegelikult see on minu jaoks väga hea teema, et kuidas hooldekodudes on see liikumine üldse tagatud. Ehk et kui sa seal liigud, siis on järgmine aasta oleks see, et meil on kogukonna üritus. Et ma tulen sinna ka, ma saan sellega hakkama. Et kuna mina ei tea, kuidas see käib, siis äkki siin paneelis keegi oskab kaasa rääkida, et kas see kuidagi on üldse nagu päevakavas või plaanis, et hooldekodust jõuda näiteks üritusele. Olen ka sellega tegelenud just läbi jooksusarja, sest see on selline suur ja empaatiline kogukond üldiselt ja sealt võiks alustada kas või sellepärast, et see hooldekodus olev või üldse kuskile üksindusse jäänud inimene, keda tegelikult peaksid aitama pereliikmed või sotsiaaltöötajad. Ma olen sellega väga palju tegelenud just, aga eks see ongi see, nagu siin kõrvale ütles, et eakas inimene ei taha kuskile tulla, sest tema on tulnud jällegi sellest ühiskonnast, kus inimene läks pensionile 55. eluaastal ja siis ta oli põhimõtteliselt nagu ühiskonnast välja tõstetud. Et ta ei arvanud, et teda enam kuskile vaja on, aga praegusel hetkel on tegelikult väga suur osakaal ikkagi kaasamises just ühiskondliku ja see aitab ka vaimu ja mentaalsust hoida palju paremini aga minu ponnistused on põrkunud sellesse, et tegelikult ikkagi ei ole nendel, peab tegelikult omavalitsus aitama kaasa. Et ma olen öelnud, et ma saadan bussi näiteks. Aga see nõuab väga palju pingutust ja tegelikult ma arvan, et hooldekodudel ei ole nii palju inimressurssi, kes suudaks aidata neid, sest igal juhul peavad inimesed kaasa tulema nende inimestega, keda välja saadetakse. Samal ajal peab jääma ka hooldekodu koha peal töösse. Nii et selles mõttes see on keeruline ja lihtsam ja lihtsam on sellega teeme, aga ta jääb sinna mõttemalli kinni. Ja kolmas asi on see, et ega eakas seal ei ole ka väga koostööaldis selles mõttes, et ta ei oska seda hinnata. Ja ta ei ole valmis. Ja. Aga lähme nüüd kogukonnaga edasi. Lasva, Piret, sina oled seal toimetanud. Kuidas on seal siis kaasamisega lood ja jätame sisse ka ja laiendame nüüd teemat erivajadustega inimestega nagu kõigini välja. Sinul on kogemused väikeses kohas. Kuidas seal on? Meil on hästi. Ma selle hooldekodu teema koha pealt tahan ikka ka midagi ütelda ja see on see lause, et hooldekodudes on tegevusjuhendajad, kes hoolitsevad eakate vajaduste eest. Ja see on tõsi, et võib-olla see eakas ei taha sealt oma keskkonnast, turvalisest keskkonnast välja minna, aga see ei tähenda seda, et neil ei võimalda seal võimlemist näiteks koha peal, et see on see tegevusjuhendaja roll. Ja mina teeksin pika pai
vabatahtlikele seltsilistele, kes käivad eakatega rääkimas ja hoolitsevad nende eest, et nende baasvajadused saaksid rahuldatud. Ja jõudsin nüüd baasvajadusteni, mis minu arvates on kogukonna kaasamise seisukohast võtmesõna. Ma terve nädal aega teades, et ma tulen siia, olen mõelnud enda peas, et mis asi see motivatsioon üldse on ja mõelnud läbi mingid teooriad, mida ma olen ülikoolis õppinud. Mul tuli kohe see Edgar Krulli pedagoogilise psühholoogia käsiraamat, vaatasin riiulist kohe ja otsisin neid teooriaid, et neid on ju hästi palju, mis motiveerib inimest, mis paneb inimest tegema või mitte tegema. Ja neid põhjusi on nii palju ja nii erinevad, et ühte on keeruline välja tuua, sest nii palju kui on inimesi, nii palju on ka põhjuseid ja olukordi. Aga kui inimese baasvajadused on rahuldatud, ehk ta tunneb ennast turvaliselt, tal on rahaline olukord okei, kui ta tunneb, et tema kodus on kõik hästi, vaat see inimene tahab tulla ka välja ja tahab ka panustada. Ja väga inimestel on ka erinevad väärtused. Kui ma mõtlen selle peale, et mis mind motiveerib, mind kui inimest, ega ma olen ka laisk inimene, väga laisk inimene, ma ei viitsi üldse mitte midagi teha. Aga siis ühel hetkel sa võtad selle ette, no vot miski on, käivitab, küll ma olen pesen need nõudepesumasinas ja viskan ära siis. aga et nüüd võttes ennast kokku ja minna nüüd näiteks kõndima, mind ei näe kergliiklustee peal kõndimas. Isiklikel põhjustel. Aga ma võtan ette, mõtlen, nii, Piret, sa oled istunud täna terve päev ruumis. Hakkab süümekas. Mis mõttes, ma pole mitte midagi täna ise enda heaks teinud. Võib-olla pigistasin veel näost magusad ka sisse. Ja siis hädaldan, et mul on halb ja ma olen just väsinud. Ja siis Piret mõtleb, nii, stopp. Mitte keegi teine ei saa mind välja ajada ja enda eest hoolitsema panna kui mina ise. Ja ma lähen ja ma teen oma kõnniringi ja see on minu motivaator. Sest ma tean, et mul on pärast hea olla. Mis motiveerib veel kogukonda? Kui me oleme teinud oma üritusi, siis ma Marianne poole vaatan siin, kes tegelikult võiks olla siin minu asemel. Oleme uurinud, et mida inimesed räägivad, miks nad ühele või teisele üritusele tulevad. Et mis ajas teda välja? Siis sageli öeldakse, et see on hea seltskond. Ehk siis, kui sa tahad, et liikuma inimesed saaksid, siis kaasa. Mine võta sabast kinni, lähme naabrimutiga, lähen, kutsun sõbranna kaasa, lähen emaga, ükskõik mis. Ja mida ma väga tahaksin rõhutada, sa alustasid päeva sellega, et kellel on 10 000 sammu täis. Õudne, sa tahad 10 000 sammu, hea, kui ma 100 ära teen. Latt tahetakse nii kõrgele kohe. No ja siis me paneme järgi koju. Mina küll ei saa hakkama, mina küll ei jõua. Et me peame ikkagi mõtlema ka selle peale, et mis on kellegi võimekus. Mida ma suudan ja sageli inimesed ei tea, mida nad suudavad. Ja kui sa saad selle inimese kaasatud, saad kodust välja ja ta kogeb seda eduelamust, et oli äge, võib-olla ta sai sinna veel mingisugusegi emotsionaalse tunde, et oligi tore ja tuleb järgmine kord veel. Aga selleks pead sa teadma, mis inimesi välja kutsub. Ja selleks on vaja neid kohalikke märkajaid, kes räägivad inimestega, kes suhtlevad, sest personaalne lähemine on kõige võti. Aga personaalne lähenemine. Ja sa ütlesid ennem, et sa lähed üksi teed oma kõnniringi ära. Sest mina tahan nii. Ja sina tahad, personaalne küsimus, väga okei. Aga kuidas sa kaasad sellel hetkel, kas sul on plaan peas, et ma ei lähe üksi, ma võtan veel 2 sõbrannat või 3 sõbrannat või vastupidi, et ma teen hoopiski seal väikeses kogukonnas ürituse. Et kuidas sa seda teed? Või lähed teed ise ära, sina oled vormis, aga tegelikult kogu maja või talu või küla ei ole liikuma saanud, et kas sa teed midagi selleks, et minna koos? Ma sain sinu küsimusest aru, ma lihtsalt rääkisin sellest, mis mind isiklikult motiveerib, et ma tunnen ennast kehvasti ja ma lähen.
Loomulikult mina olen see inimene, kes mõtleb kaugemale. Kui ma tean, et minu sõbranna on praegu leinas, ta on õnnetu, ma lähengi ja võtan ta kaasa, et rääkida temaga. Aga kui ma tahan iseenda pärast, iseenda jaoks teha, siis mina isiklikult eelistan üksi käia, ma ei taha, et mu kõrval oleks keegi. Kui ma tahan panustada ühiskonda selles mõttes, et ma tahan kaasata ka, ma märkan, et nii ümberringi on keegi norus seal või et siis ma lähen tema juurde ja kutsun teda kaasa. Need on 2 erinevat olukorda. Ja mida ma veel tahan öelda, et need korteri inimesed, ma hakkasin kaardistama enda peas oma tutvusringkonda. Ja mõtlesin ka, et nad ei käida ja kergliiklustee peal. Tegelikult Lasva kergliiklustee peal käib väga palju inimesi. Beebivankritega ja see, kes ütleb, et kergliiklustee peal inimesi ei ole, ma ei tea, võtta klapid peast ära. Väga palju kasutatakse. Ja see, et sa ei näe, et inimesed teevad, ei tähenda seda, et inimesed ei tee. Sest minu mees ei käi kunagi väljas kõndimas. Tema istub kodus treeninglindi peal, käib 40 minutit, higistab seal, läheb duši alla, aga mitte keegi ei tea, et ta tegelikult tegeleb iseendaga. Samamoodi on inimesed, kes tegelevad, ma ei tea, käivad discgolfi mängimas. Kui palju inimesed tegelevad, ujuvad, ka see, kui inimene lihtsalt kodus teeb oma varvastele harjutusi, kuule, see on ka juba kõva sõna ju. Alustame väiksetest asjadest. Ja, aga nüüd mina võtsin lati ikka kõrgemale, sellest, et nüüd sa võid lati nii kaugele, et ma võin öelda, et ma olen ka 10 000 liigutust varvastega täna teinud. Ja tegelikult... Ja lava peal ka teen kogu aeg praegu. Aga kas sa saad aru, see on võit iseenda üle, et ma tegin täna oma 10 harjutust varvastele ära. Et on inimesi, kellele meeldib võistelda hirmsasti ja mis on see, et mul peab olema sellest tegevusest kasu, kui ma räägin kaasamisest, anna andeks, ma ei saa. Kui me räägime kaasamisest, siis inimesel peab olema sellel üritusel või tegevusel mingi kasu, ta peab midagi saama. See, kes tahab võistelda, läheb esikoha peale välja, laske käia, aga kui palju on neid, kes võistelda ei taha ja temal on mingi teine kasu saamise eesmärk, eks? Ja me praegu ei seagi võistlemist eesmärgiks ega seda, kas mina liigun või liigu, et pigem mõtleme seda, et kuidas kaasata. Just, ja kaasata erinevaid gruppe. Ja kaasajal ongi peas see mõte. Kui ma kutsun ja üritust midagi korraldan, siis ma mõtlen selle peale kaugel ette juba, et see inimene peab sealt midagi saama, muidu ta ei tule. Ei, ma toon siia vahele, et meil teemast nüüd laiali läheks, et ühe hästi väikse näite, et T1, see on siis üks selline suur keskus Tallinnas. Mul oli võimalus laupäeval kaasa lüüa sellisel üritusel, kus me kaasasime siis nii paraolümpiaatleedid kui siis tavaolümpiaatleedid. Gert Kanterist kuni siis, ütleme 20 inimest. Ja tegime sellise sportliku moe show ja mul, kui ma sinna vaatasin hiljem nagu peale, mul tõesti ausalt öelda, ma tundsin, et võt see oli kaasamine. Et see oli tore, et me tegime koos ja nad tundsid ennast nagu laval hästi ja meie mõte oli see, et anda väike inspiratsioon, motivatsioon, et hakkame liikuma. Ja nüüd aitäh sulle, Piret, ja me läheme nüüd siit Annikaga edasi ja läheme sinna lasteaia tasemele. Me alustasime ülevalt, siis jõudsime kogukonna juurde, ka isikliku tasandi käisime läbi, aga lasteaias ja sinu vaade sellele, kuidas seal need lood täna on ja kuidas seal on kaasata, siis seal on ka erinevad grupid, nooremad, vanemad. No kõigepealt ma ütlen, et ma olen esimese järguna, ma ikka ütlesin, et ma olen muusikaõpetaja ja see liikumisõpetaja tuli mulle sinna juurde ja oma tegevustes juba lasteaias on nagu see, et mul on juba kaasamine ka selle koha pealt, et mul on lõimitud nii muusika kui liikumistegevus korraga koos, et ma teen muusika ja liikumistundi nagu koos. See tähendab seda, et me ei istu. Üleüldiselt lapsed lasteaias ei tahagi väga palju istuda, nad on väga liikuvad, kõik õppetegevused lasteaias valdavalt on liikumise pealt. Sa näed lapse näost ära, kas ta tahab seal istuda selle töölehe taga või ta pigem liiguks ja õpiks seda liikumise käigus. Et ma oma tegevust, ütleme, et sügisel oli meil muusikapäev, minu jaoks väga tähtis päev. Seekord oli ta siis ka liikuv jälle, et on maastikumängud, mida meie armastame oma lasteaias üle kõige, sest ma ise armastan neid. Ja kui mina armastan, siis armastavad seda ka minu lapsed. Ja tasapisi on märgata, et ka vanemad armastavad seda. Et üritus toimus õhtusel ajal, kui lapsevanemad hakkavad lastele lasteaeda järgi tulema. Ehk siis alates 3:30 on avatud maastikumängurada,
Meil on õuealal imeilus ja tore maastikumäng maha pandud, erinevate puude juures on kontrollpunktid ja lapsevanem tuleb, mul on ära märgitud rada, aga see rada ei käi, et saaks ringis minna. Numbrid käivad ju, laps ju teab, et numbrid käivad järjest, mis käib 1, 2, 3. Siis nad jooksevad niimoodi edasi-tagasi, et ta liiguks rohkem. Vanem tahaks, aga ei saa, sest nii on ette nähtud. Kelle ma saan liikuma? Ma saan lapse, ma saan ema, ma saan isa. Seekord olid kaasas ka vanaemad ja vanaisad. Ja see, mis ta sai sealt, alati pidi ju präänik olema. Päänikuks oli see, et tal oli kaasas ristsõna, igast punktist sai ta mingi tähe, ta sai kokku mingi lause või sõna vastavalt vanusele ja ta saigi selle kaasas, sest seal oli üks pilt, mis oli vaja ära värvida. Oligi präänik ka kaasas. Et polegi rohkem vaja. Mis puudutab veel, meil on hästi pikk traditsioon jooksul. Me võistleme ise endaga. Me ei võistle mitte kellegi teisega. Sügisel jooksen aiajooksu, jooksu pikkus on 500 meetrit umbes. Iga üks läbib selle omas tempos. Ta teab seda ja kui ma kevadel jooksen uuesti, siis on mul olemas see sügisene aeg. Kas ma jooksin kiiremini? Kui ei jooksnud, ma võtan selle eelmise aasta aja. Vaata sa aasta tagasi, jooksid sellise ajaga. Jes, ma jälle võitsin. Et nii lihtne see ongi. Ja pered on alati kaasas. Meil on need olümpiamängud. Meil on sügisene olümpia, talvine ja kevadine olümpiamängud. Talvel me teeme talvemänge, talvel me suusatame ja me ei oota mingit kindlat kuupäeva, mis kuubast, et jaanuarist hakkab suusaveerand. Ei hakka. Suusatamine hakkab siis, kui tuleb lumi. Väga õige. Meil on lumi maas, siis on kohe suusad väljas. Lumi läheb ära, siis teeme midagi muud. Aitäh, Annika, ja nüüd ainus mees siin paneelis peale minu, et on pikalt oodanud, aga Henne, siin ma tean nii pikalt ja kuna sa oled väga palju aega olnud ka Kaitseväega seotud ja seal sa näed kõike seda sellest hetkest peale, ma arvan, et siin on päris palju vett juba merre voolanud, et see tunnetus, mis oli siis, kui sina olid sealt edasi ja mis on täna, see on väga suur vahe. Aga täna sa ei ole enam seal ka, aga sa oled Väimela tervisespordikeskuse juures. Aga sinu vaade sellele, millest meie oleme siin juba käinud lasteaiast üles välja, natuke ka spordisündmusi, aga sina kui Väimela tervisekeskuse juhataja täna, kuidas sinu tunne on? Kuidas me siis kaasame neid erinevaid vanusegruppe ja kuidas on seal siis ka korraldatud erivajadustega inimeste võimalus liikumiseks? Joo, tähendab, võib-olla natuke liikumismustrid jõujooni tuua võrreldes nüüd selle ajaga, mis on nagu selle 10 aasta jooksul muutunud, mis ma olen siis peaaegu 10 ei ole, tegelikult on 9 ja peale, siis olen olnud Väimela tervisekeskuses juhataja. Ja võrdlen natuke, kuna olen Kaitseväe taustaga pikalt, nagu Margus ütles, siis võrdlen neid jõujooni, mis on üldse ühiskonnas nüüd toimunud. Ja järjest rohkem on tajuda, et eestlased sünnitavad vähem noormehi, tüdrukuid või neidusid ka, et need noormehed, kes siis Kaitseväkke tulevad, nende arv on nüüd mingi viimasel aastal vist on sündimus 4700, laulva revolutsiooni ajal oli 16 000 noormeest ja siis, kui ma hakkasin Kaitseväes uuringuid tegema, mis oli 10 000 noormeest, eks ju, tuli igal aastal ajateenistusse ja need ajateenijad tavatsesid käia ka ja tegevväelased või kaadrikaitseväelased, nagu neid kutsutakse, tavatsesid käia Väimelas ujumas ka 2 korda nädalas, neil oli broneeritud siis bassein. Nüüd on tendents on selline, et kaitseväelased käivad nimekiri alusel, eks ju, ja on olemas selline portaal Stebi, eks ju, kelle kaudu siis käiakse ujumas niimoodi, et liikumise vajadus ja hea aktiivsus ja see on nagu asendatud siis sellise taktikalise väljaõppega, et nagu praktiliselt aega ei jäägi seal ujulas käimiseks. Ja võrreldes nüüd 10 aasta taguse ajaga, siis üldiselt ujula kasutamise intensiivsus on suurenenud ja meil on erivajadustega liikumise
puudega, no ütleme, et on nagu 4 puuet on, eks ju, et liikumispuue, siis on vaimne, mingi sellised vajadused, siis on nägemispuue ja kuulmispuue, et nüüd kui see tänavuaastane lisarenoveerimine ongi nüüd seotud, siis võimaldada neile see ligipääsetavus, et kui ei teata, et on võimalus üldsegi midagi teha, siis ja nendel ei ole nagu võimalust sinna juurde seni olnud saada ja reklaami ka ei ole ja mingit sellist kutsumist, et siis inimesed ei tule. Et ma usun, et kuna nüüd üldine siiski ujula hõivatus on suurenenud, siis ma usun, et neid järjest rohkem, kes on ennast kuskil varjul hoidnud ja tunnevad, et nad ei ole nagu ühiskonda oodatud või kaasatud, et neid saab järjest rohkem olema seal ujulas. Aga mõtleme nagu laiemalt, et rääkisin enne just siin Kaitseväes töötava isikuga Sirliga, et meil on tendents ikkagi sellesse Ameerika suunda, et inimesi, kes oma harrastuse sellise passiivsuse tõttu kaotavad järjest rohkem oma kehakuju ja kehakaal suureneb ja tekivad ka need olukorrad, kus kehaliste testide tulemused esimesel Kaitseväkke tulemise hetkel, et need tulemused on küllalt kesised, et nagu ei ole sinna normi lähedalegi, et nende isikute arv suureneb ja siis ka nagu puuetega inimeste tendents kipub nüüd nagu minema sellisesse kasvavasse jadasse. Ma ei oskagi öelda praegu, et neid selliseid uitmõtteid on igasuguseid, aga ma usun, et see, mis me praegu teeme seal ja mida vald praegu kõvasti toetab ja kuhu on rahad peale saadud ja mis projekt on, eks ju, selle Väimela lisaehitusega seoses, et see tegelikult on õige asi ja et eks see ole nüüd mõne aasta pärast näha, et kui palju on kaasatud neid inimesi, kes seni olid ära unustatud ja kõrvale jäetud. Nüüd teemat jätkates mõtteid on kuulatud ja minul ei ole ka probleeme, et nagu ise leida motivatsiooni, ise liikuda ja tõesti see minu jaoks nagu oluline ülesanne ja ma tean, miks ma seda teen ja mul on need võtmed olemas, samamoodi vahest olen laisk, aga ma leian selle ise ülesse. Et selles ei ole küsimus ja ma arvan, et ei ole Eesti ühiskonnas ka täna küsimus selles, et kõik, kes ise seda sama asja teavad, siis nad saavad oma liigutused ära tehtud. Ja nüüd ma lihtsalt tabasin ennast ühelt mõttelt, et kuidas ma saan siis vajalik veel olla, et ma vehin küll mikrofoniga ringi mööda Eestit 90 üritus aastas, üritan ikkagi natuke seda mõtet kuidagi süstida, et liikumine oluline, oleme eeskujuks, aga ega ma sellist plahvatust muidugi ei näe, et võimalik, et on vaja veel suuremat võimendust kasutada, aga ma iseenesest ka sellesse ei usu. Aga ma läksin natuke ise siin 2 nädalat tagasi Rohujuure tasandile ja kuna ma tellisin talvel endale õuepuud, 30 rummi sai nendest valmistatud ehk 22 tihu ja siis ma mõtlesin, tegelikult ma tahan hullult füüsilist teha, ehk see on minu persooni küsimus, et aga ma saangi tugevamaks, kui ma üksi ära teen, võimas. Aga aga sellega ma ei paranda ju nagu kogukonna nii-öelda tervist ja siis ma mõtlesin, et teen enda jaoks asja raskemaks, mul on 3 päeva aega, kas ma kellegi punti saan, kes tahaks füüsilist tööd teha. Kujuta ette, Adral on 22 tihumeetrit, 3 meetrit tõsta, kahekesi jaksab, aga kahekesiga vahest raske. Kui lihtne see on? Panin endale eesmärgi, et kuidas see kaasamine siis tegelikult käib. Ja hakkasin helistama ja siis tegelikult väga lihtne see ei olnud. Aga samal ajal, kui ma mõjutasin neid sellega, et sõbrad, te saate ju, et mina pean midagi teile maksma või õhtul grilli tegema, et ei, sõbrad, te peate mulle maksma. Et ma loon teile eeldus üldse, et tulla minu 70-aastased puid, mis on põlvest põlda kasvatatud. Mul on täiesti autunne nende inimeste vastu, kes on reaalselt nii palju metsa suutnud kasvatada üldse, sest metsa lõigatakse põlvest põlve. Ja mul ei olnud, ütleme, et südames ma ei suutnud seda saata kuhugi tööstustesse. Ehk ma võtan selle maksimumi enda õue peale. Ja nüüd ma olen muidugi hädas. Kujuta ette, sul on väike õue, 1800 ruutu ja sul on puid täis. Ja ma panin enda nagu raskesse seisu. Ja nüüd ma mõtlesin, ma pean nendest puudest kuidagi lahti saama. Ja ma seon ära nüüd sõbrad. Jah, ma ei pannud sotsiaalmeedias mingit tohutut kuulutust, siis ma arvan, et isegi oleks saanud päris palju inimesi, aga ma tahtsin siis vaadata seda, kui lihtne see kaasamine on, et kui ma lähen persooni tasemel. Ja siis ma tegelikult oli niimoodi, et 30 rummi,
ma ei tea, kes jaksab ära lõhkuda 2 nädalaga, ma arvan, et siin me kamba peale ka vaevalt ei saa hakkama, sest metsakuiv, see läheb väga raske, võib-olla Ränkel ja Raido, jah, võib-olla saab siin 2 kuuga hakkama. Aga ühesõnaga, minu lahendus oli see, et ma võtan masina, kelleb käima, raha peab maksma ja mul peavad olema vähemalt mingid sõbrad abis. Ja mitte abis sellepärast, et mind on vaja aidata, vaid minu mõte oli see, et teil on ennast vaja aidata. No ja lõpuks ma sain 3 tunniks 2 inimest, siis öö saatsin mööda, mõtlesin, et homme on ilge jama ju. Need inimesed ei saa, nad lähevad homme tööle, see oli esmaspäev ja teisipäev. Ja siis öösel lihtsalt leidsin veel mingid inimesed ja müüsin neile seda sama ideed. Ehk ma tahtsin läbi selle protsessi enda jaoks käia, kuidas see nagu päriselt käib, kui sul on väga vähe aega. Ja ma sain lõpuks hakkama, tegime ära selle siis järgmisel päeval kella 4, 3 olime nii läbi, mõtlesin, et okei, ma olen nõus maksma veel 1 päeva selle renditasu, et ma jätan selle masina siia, tahaks nagu rõistad sauna minna ja ka sõpradega grillima. Ja siis tuli järgmine naabrimees, kellel ma olin eelmine õhtu saatnud sõnumi ja teinud ka talle selle motivatsioonikõne, et aga vaata sõbral on nüüd vaja. Ja ta ei reageerinud selle peale, sest tal on ka kodus vaja tööd teha nagu meil kõigil. Kogu aeg on mingeid asju teha. Ja siis ta tuli kell 4, kui me olime 3 jumala väsinud. Ja ma sain aru, kuidas mingi värskus tagab nagu ebareaalse rütmi. Me panime 3 tunniga rohkem, kui me olime just 7 tunniga teinud. Ja rütm oli nii äge, et need inimesed, kes ka mina sealhulgas olime jumala väsinud, me saime nagu rütmi kätte ja ma hakkasin nautima seda töö tegemist. Ja tõepoolest, me tegime siis lõppkokkuvõttes küll 1 õhtu ja 1 päev, aga 10 tunniga tegime ära 30 ruumi puid, mis ei ole väga vähe. Ja siis ma tegin selle läbi, selle mõttega lihtsalt, et kuidas see tegelikult käib, ehk tegelikult mitte midagi lihtsalt ei ole. Isegi kui kuulutus välja panna, et tule Henn Hansoniga, ma ei tea, kätekõverdusi tegema, ega ei joosta Hennu pikali. Nüüd peaks Henn hakkama kutsuma, et ole hea, Kalmer, tead, see on sulle ka vajalik. Raits, tegelikult, sa oled kõva mees küll kaugelt vaadates, aga tule Hennuga, metsa. Noh, et see kaasamine tegelikult ei ole midagi lihtsalt, nii et tere tulemust klubisse, kaasajate klubisse. Tahtsin küsida, et kui palju pileti hind oli? Ja loomulikult, kui rahasse panna, siis on võimalik ka niimoodi raha teenida, aga see ei tohiks eesmärk olla, ehk et minu jaoks kaasamine, motivatsioon ei saa olla, mõjutusvahend ei saa raha olla. See peab olema ikkagi see, et inimene peab nägema seda isiklikku kasu, mis läbi tema tervise energia tuleb. Ja kui sa seda oskad nii-öelda talle ära seletada, siis tegelikkuses jätame rahad, tasuta toidud, saunad ka kõik kõrvale, vaid ma arvan, et see aeg on täna käes, kus tõepoolest, kui keegi teist tellib 20 või 10 ruumi puid ja sa paned kuulutuse ülesse ja sa paned sinna pileti hinna, siis reaalselt need piletid müüakse kiiremini kui mingi kõva artist maha. Ma ise usun, et see aeg tuleb, sest et teate, kui vähestel on võimalus üldse pakkuda täna üldse füüsilist tööd veel. Tegelikult ei ole väga palju võimalusi. Ma rääkisin 4 aastat tagasi Antsla koolis klassile, 8. klass oli, ja siis lihtsalt küsisin, ma olen maapoiss, et andke käega märku, kes on viimase poole aasta jooksul vett ämbriga tassinud. Mitte ühtegi kätte ei tõuse. Siis ma mõtlesin, Antsla, et tegelikult siin ju peaks olema majad ümberringi nagu külades ja niimoodi. Siis küsisin, okei, kes on aidanud emal, vanaisal, vanaemal tassida puid tuppa. 1 käsi tõusis. Siis seda ma tahangi öelda, et maailm on muutunud. Ja nüüd selle maailma muutmise mõttes meie, kes me oleme need vedurid või kaasajad, peaksime jõudma sellesse kohta, kus nüüd ma teengi selle kaevu. Ma ei pane pumpa, ma teen kaevu ja panen kuulutuse üles, kes tahab Adra juures tasuta vett tassida mulle tuppa või sauna paaki. Ehk et ma näen seda, et siis me oleme jõudnud tänase päeva mõtmes või kontekstis kuhugi, kui mul on järjekord aias niimoodi, et kõik tahavad tassida. Et see on midagi erilist. Kui me sinna ei ole jõudnud, siis me kogu aeg võitleme ja sipleme nendest probleemidest, mis siin praegu oli, et hooldekodus saada inimesed näiteks Lasva järve jooksule, siis on tugi inimesi vaja. No tegelikult me kõik ju teame tegelikult seda, tugipersonali on väga vähe, inimesi on üldse väga vähe. Ehk et kui seda sisemuses ei teki, et ma näen iseenda kasu, ehk et mina saan paremaks, kui ma tulen, teen midagi sellist, mida ma võib-olla igapäevaselt kodus teha üldse ei saa. Jõusaal ei pruugi igal ühel toas olla, aga mul õue veel on. Tule lõhu puid, tule nii palju, kui tahad lõhu. Ehk et kas seda ei saaks sellises Võru valla mõttes arendada, kus füüsilist tööd saab hakata aiast aeda tegemast. See on väike mõte lihtsalt sellest, et tegelikult sellist asja ma ei ole väga veel kuulnud, et seda nagu pakutakse, tehakse igasugust metsaistutust talguid ja nii edasi, aga see võiks olla palju personaalsem, palju väiksem, ehk tekib kogukond.
kus pannakse üles füüsilise tee tegemise võimalusi. Ehk et ma võin personaalse treeneriga hüppama minna, sest mul on raha, personaalne treener tahab raha, aga mul raha ei ole maksta. Aga ma töötan teha, ma tahan kasu saada. Et kas see ei oleks nagu mingi teema, ehk et nüüd paneelis, et läheks selle teema pealt sellest kohast edasi, kas seal oleks mingit võimekust, kus me suudame tuua mingit toote välja, kus inimene näeb seda kasu või tegelikult see ongi, et ta ei näe seda kaasamise mõttes. Kasu on õige sõna, jah. Tee ära. Mul tuli kohe timurlus praegu meelde, et teeme eakatele puid. Sina tee raha eest ja me kaasame seda, et eakate puud saaksid tehtud. Puuetega inimestest tahtsin seda rääkida, et need on tõesti seinast seina, väga erinevaid just. Ja hõikan sinna kaamerasse, et erivajadusega inimene tee ennast märkatavaks. Anna endast märku, kui sa tahad tulla kuhugi. Ole kaasatud, kui midagi organiseeritakse, sest kõik ürituste korraldajad on valmis arvestama erivajadustega inimestega, ükskõik mis need on. Aga ma ei tea, kui sa ei tule ja ei räägi. Et see oli see mõte, mida ma tahtsin väga välja tuua. Ja motiveerimisest veel seda, et motivatsiooni on kahesugust. See on sisemine motivatsioon ja välimine motivatsioon. See, millest sina räägid, on välimine motivatsioon. Ja väliselt inimest... Vastupidi, see on sisemine motivatsioon. See on sinu motivatsioon. Ei, sisemine motivatsioon on see, kui mina ütlen talle, miks see on talle hea. Aga kui mina ei võta seda omaks, see ei ole ju minu motivatsioon, see on sinu. Väline motivatsioon on see, kui ma teen tõesti ürituse suusamaraton, siis ma annan väliselt märku ja ma ei pea kellegiga personaalselt suhtlema. Aga vaata, seal ongi nagu see, et Merike igapäevaselt ju näeb ja toimetab seda, et Merike kindlasti ei jaksa helistada kõiki personaalselt läbi enam, vaid sa teed ürituse, kuhu on kõik oodatud ja sa paned lapsed nii-öelda, seal on nagu küsimus selles, et kui nüüd erivajadused inimesed sinna tõesti kaasata ja neid on tõesti erinevad, neil on nii palju on veel seda nii-öelda juhendajat tarvis juurde, et see projekt praktiliselt kukub mingis mõttes algselt läbi, aga nüüd on väga palju neid erivajadusega inimesi, kes saaks lihtsalt tulla kõndima, liikuma. Kas või esialgu lihtsalt olla ja vaadata, see on täiesti teine päev tema elus. See on täiesti teine päev tema elus. Ja pole vahet, mis spordiüritus see on. Lihtsalt kallid inimesed, võtke oma lähedased kaasa, kes on kuskil. Proovige neid inspireerida, endaga kaasa tulema. Proovime, näitame neile, mida ta saaks seal teha, ta saaks kas või väikseid lapsi vaadata, see on nagu emotsioon omaette, kui see mudilaste mingisugune liikumine, ükskõik millises spordialal, millisel see tuleb. See on lihtsalt siuke nunnumeeter, et see võiks sulatada ka igasuguse inimese sellise, ma ei tahaks öelda kivistunud või kuivanud, aga sellise kuhugile seisma jäänud mõttemaailma. Et alustame kas või sellest. Minu isa oli 9 aastat hooldekodus, enne kui ta suri, mõned aastad tagasi. Ja ma tegelikult sellele hooldekodu inimesele, juhile rääkisin, et tal on nii igav, sest tema suutis liikuda omaette. Tal on igav, et äkki leiaks talle mingisugust tööd või tegevust seal ümber selle. Lihtsalt inimene on harjunud, ta on kogu elu teinud midagi, tal on olnud elamine selline, kus ta on kogu aeg saanud midagi teha, nüüd ta on teie juures, ta ei saa mitte midagi muud teha, kui ümber maja kõndida, aga see on ju ka järjekordne rutiin, mis on loodud inimesele. Ja rutiini murdmiseks mitte midagi teha väga ei saa. Aga hooldekodu juht ütles mulle selle peale, et mina ei saa talle pakkuda. Ma ütlesin, et ta kõnnib siin mööda metsaääri, võib-olla korjaks isegi luudade jaoks materjali, gaasi, mida kokku panna, oleks midagi teistmoodi teha, teistmoodi päev. Ta ütles, et ta ei saa seda lubada, sellepärast, et äkki taga juhtub õnnetus. Aga taga võib ükskõik, kuidas see õnnetus juhtub. Ta kukub seal ümber maja jalutamise peal trepist alla ja ongi see probleem käes. Ja lõppkokkuvõttes ta kukkuski vetsus ja jäigi voodisse. Nii et me peaksime ka hooldus ja
ja hooldekodude inimestena proovima liikuda ikkagi sellest mõttest välja, et ma saan aru, et meil on need tegevusjuhid seal ja nad teevad ja nad pingutavadki ja need hooldekodu inimesed tohutult pingutavad. Ma olen väga südamest tänulik neile, et nad üldse töötavad seal. Aga meil on lisaväärtusi vaja luua, lisaemotsioone, mis nende inimeste mentaalset tuge toetaksid selles mõttes, et nende rutiin on see, mis nende vaimse tervise kohe alla tõmbab. Ja et selles mõttes ma tahaksingi öelda, iga üks meist siin peaks mõtlema selle peale, keda ta saaks kaasata ja ka seda sõnumit ja just oma lähedaste seest, et alustame sellest kõige väiksemast, võtame nad lihtsalt kaasa. Aitäh, Merike, aga Annika? Ma tahtsin öelda selle kohta, et hooldekodus tihtipeale on sellised inimesed, kes ise enam kodus hakkama ei saa. Et minu ema on ka hooldekodus, ma käin temaga, me käime vennaga koos vaatamas niimoodi, et meie ajad ei kattuks. Et see tähendab seda, et mina saaksin käia temaga, kui ilm on hea käia jalutamas, teisel ajal käib vend jalutamas, et ja ta on ka tegevusjuhendajad on, ma tean, et massöör saab käia, nendega tegeletakse. Enamasti on seal ikkagi sellised, kes ei saa enam ise väga palju hakkama, siis saabki kodu aidata. Aga lasteaias meie käime lastega esinemas hooldekodus ja me kaasame neid ka seal, et meil on sellised lihtsamad laulumängud või mängud, mida nemad saavad meiega kaasa teha. Nad teevad väga hea meelega kaasa, et neile ongi vaja viia pigem see sinna koju kätte. Mitte, et neil on nunnumeeter põhjas, on küll, jah. Et aga nendega saab pigem seal koha peal, et neid sealt välja, ma saan aru, et see mustri nagu katki lõikamine, aga nad tihti peale ei saa sealt välja. Jah, see ei saa, jah. Aga ma jällegi ikkagi, mitte et see saab kõikide inimestega niimoodi olla, loomulikult ei saa, aga ma veel kord ütlen, et me ei peaks nagu hakkama otsima neid põhjusi, miks nad ei saa sealt kogu aeg välja, vaid me peamegi mõtlema. Mina viisin oma isa aeg-ajalt jooksusarja etappidele, vedasin kaasa, kuigi minul ei ole sellel hetkel tegelikult temaga aega tegeleda, siis ta tõesti vaatas seal ringi, me olime sõpradega nagu siukese ühise sellise vaatlus silmapaarid peale pannud, me keegi kogu aeg jälgis teda. Selles mõttes, et ikka oli hirm, et eakas inimene läheb kuhugile ära sealt suures rahvahulgas, ei näe või midagi. Aga tema jaoks oli see niimoodi, ta vaatas seal kogu aeg niimoodi ringi, ta lihtsalt oli seal. Aga muidugi minul oli südamevalu seal veel juures, sest mina isiklikult temaga tegeleda ei jõudnud. Aga ta oli lihtsalt seal, ma olin vähemalt nii palju proovinud, et tal oli üks päev teistsugune. Pia ja Henne, teile mõlemale, meil on kell on 11.05 ja 11.15, läheme siit lavalt juba edasi. Aga võluvits, kui teil on piiramatu võimalus panustada, rahaline, inimressurss ja õnnega palju, mida te ära suudaksite ja tahaksite teha, kui me räägime vanusegruppe, kuidas kaasata erivajaduse inimesi samamoodi liikumisharrastustesse? Teil on piiramatu võimalus. 5 minutit aega ja see kõik tehakse ära. Võluväel, Võru vald on ka siin. Ma kohe ütlen seda, et ma olen ka Võrumaa Reumaühingus, et meil on niimoodi, et on üle vabariigilised kepikõnnipäevad ja kui see päev tuleb, siis 40 inimest bussi täita on üks päev ja see buss on täis. Aga mis inimesed tahavad? Nad tahavad huvitavat loengut, siis seltskonda ja süüa. Olgem ausad, erivajadusega inimesed tahavad süüa ja ega see nüüd selles mõttes väga halb ei olegi, et meil on väga palju diabeedikuid, kes peavad sööma. Siis ma ütlen veel, et kurtidele, meil on väga tubli kurtide selline ühendus siin, nad väga palju teevad sporti, nendele, mida oleks vaja, on tõlgid. Viipekeele tõlgid, mis meil on ikkagi väga suur probleem, et me ei saa nendega suhelda. Ja muidugi ma korraldakski selliseid päevi, et meil on buss võtta, me lähme ja seal kindlasti peaks olema söök ja huvitav lektor.
No ma olen idamaiste võitluskunstide ja idamaiste igasuguste mõttelaadide uurimisega tegelenud just lapsepõlvest saati ja seal on selline ütlemine, et ära otsi oma elujõudu sellest, mida sa ei leia oma südamest. Et selles mõttes, et kui me mingeid harjutusi teeme ja teeme lihtsalt neid mehaaniliselt, et Arnold Schwarzenegger tegi meile programmi, eks, ja nüüd me jäljendame seda, see on ainult liikumisskeemide jäljendamine, lõpuks inimene kustub sinna ära. Kui ees on karismaatiline juht, kes tegeleb mingite aladega ja asjadega ja kui seal on nagu ütleme, et inimesi, kes näevad, et sellel juhil silmad säravad ja ta teeb seda lihtsalt lambist ilma, et oleks taga mingit, ma ei tea, mis asjas skeemitatud teadlikkust mingiks ajaks, et see on rahaga kinni makstud. Et kui ta seda teeb ja sinna ilmub taha seltskond, eks ju, siis see seltskond jääb sinna pidama. Praegu Väimela tervisekeskuses on tegelikult kardiomasinat olemas, kus saab joosta, sa ei pea väljas käima ennast näitamas, kui sa häbened oma keha, eks ju, eestlased häbenevad oma keha. On olemas jõumasinat, vabakoormust, trenasöörid, kus sa ise enda keha tõstad, eks ju, et saad olla nagu sellises, võib-olla ise enda meditatiivses vaikuses, samas on olemas mingid 4-5 olendid ka, kes suga veel kaasa harjutavad, kelle pealt saad piiluda ja alati mängib ka teema nagu inimese seksuaalsus, et hea, kui on vastassugupoolsed olendid korraga, et saab piiluda ka midagi muud, eks ju, sest kõik need, mis inspireerivad ja käivitavad, on need X-faktorid, mis on võetud mustast kastist. Need ei ole tegelikult Exceli tabelisse pandud mingi konkreetne kava, mille järgi siis me nagu meelitame või kutsume teisi ka tegutsema. Et praegu käib nädalas tegelikult puuetega inimeste koda käib üks kord ujumas ja sinna käib ka eakaid, sinna käib ka neid inimesi, kes üldse ujuda ei taha. Meil on seal nii põnev tegelikult, sest nad tulevad mingi 1,5–2 tundi varem kohale, sõltumata sellest, kas buss tuleb või ei tule. Mõni tuleb Võrust jalgsi, eks ju, Väimelasse, ma räägin nüüd sellest tervisekeskuse võimalustest. Ja kui nad on seal olemas juba, siis nad tahavad omavahel, nii nagu siin enne juttu oli, et nad tahavad omavahel hästi palju rääkida. Selles vanuses, mis neil on 80 ja pluss või sinna 90 ringi, on paljud. Nad on väga kõbusad, kobedad, nad on selle nõukaaja üle elanud, eks, ja selle sisse on siis mingid sellised tervise tugevused, nad ei tunne ja ei tunnista mingeid allergiaid, eks, mingid toidu või siis tegevuse või looduse selliseid piiranguid, mida ei peaks järgima, et elu kestvus oleks edasi. Neil on lihtsalt see, et natukene on dementsust, natuke on seniilsus, natuke on skleroosi, eks ju, et kõik asjad ei tule korraga pähe ja meelde siis, kui vaja on, aga see omavaheline kokkusaamine, et isegi ei käi seal basseinis, vaid käivad seal saunas, eks ju, ja sotsialiseeruvad foajees, eks ju. Ja enne, kui me neid, võib-olla nad tunnetavad ära oma selle sisse harjutatud viisakusega, et ei sobigi enne nagu ruumi tulla, on õues juba ja sotsialiseeruvad mingi tund aega enne seal, eks ju. Nii, meil aeg käib, aitäh sulle, Henn. Aga saalist küsimusi, meil on täpselt 4 minutit aega, et kas kellelgi on tekkinud küsimust, mida tahab siit eest küsida? Ja siin oma hääl tegelikult kõlab ka, nii et saab oma häälega. Ma siin mõtlen ennast natuke, et me oleme kõik rääkinud nendest vanadekodudest, hooldusasutustest, erivajadustega inimestest, aga tegelikult on ju väga palju kortermajades pensionäre, kes istuvad seal pingi peal kuskil, et võib-olla see nüüd üks grupp, mida kuidagi organiseerida kas või Merikesele appi, ma tean, ma olen ise ka kortermajas mingil ajal elanud ja seal need Merikesed, seal ei olnud, nad on ikka kõgusad pensionärid, nad istuvad, nad liietavad, nad vaatavad, kes midagi valesti teeb, et võib-olla hoopis kuidagi sealt nende maja ümbrustest alustada pihta ja võib-olla sinna peaks kuidagi liikuma nende mõttemaailmad, et nii palju kas või linnas või ka ütleme valla piirkonnas, Väimela, Pantsepa, kortermaju on nii palju, et võib-olla sealt nagu saada ka mingit väikest seda lasma täpselt samamoodi, et neid kortermaju on palju. Ma tean, et kui nuttakse pinke sinna, nad tahavad seal istuda, aga võib-olla sealt nagu saada ka sinna, et kuulge, aga täna meil seal rasva jooksul samas, et ju pinkide juures mõnikümmend meetrit eemal, et tulge appi sinna, et tuleme olema koos ja teeme. See on ka võib-olla üks nagu natuke jälle saada neid korteri inimesi, kes võib-olla üksinda elab seal korteris ja võib-olla naabrimemmega räägib, aga natuke laiemale pilgule mõelda.
just selles mõttes see oligi see üleskutse, et tegelikult mina ju ei jõua kõikideni. Aga kes teab kedagi, see on jälle see sõnum, kes teab kedagi, keda me võiksime kaasata, andke teada, ma lähen kas või ise kohale ja proovin nendega rääkida. Sinu selle kortermaja juures on täpselt see, kuna ma käin hästi tihti sinna küllit viima kõrvalmajja, siis ma näen, kui toredasti need prouad seal omavahel sisehoovis vestlevad, eriti kui siuke õhtupäike on ja siis nad naudivad seda sooja ja mõnusat olemist ja neil on sinna kõik koogid toodud ja laud kaetud ja seal nad siis istuvad, et kui ma sealt mööda sõidan, see on tõesti armas. Et kui keegi teab kedagi, keda me saaksime sedasi kaasata, siis ainult öelge, tere tulemast tiimi, mul ei ole selle vastu mitte midagi. Alati on töökäsi vaja, alati on abiväge vaja. Ükskõik, mida me saaksime neile siis jõukohast pakkuda. Ja kas või see, et räägivadki seal ühisüritusel teiste omasugustega, proovivad nendega vestelda, nii nagu Marianne käib ja teeb, ma tean, et ta teeb seda tööd ja käib ja räägib eakate inimestega, tal on graafik, ma arvan, lausa. Ja täpselt samamoodi võib ju ka ühisüritustel proovida samasuguseid vestlusi korraldada, et kui inimestel on vaja rääkida, siis jällegi, kui Hennu juures nad käivad rääkimas, miks nad ei või käia õues ühisüritusel rääkimas? Me leiame need kohad, me leiame neile selle võimaluse lihtsalt peale hakkamist kõikidelt teilt endalt. Aeg ei peatu, Piia. Mina tahaks veel öelda seda, et meil Võru pensionäride päevakeskuse pensionärid väga palju aitavad. Näiteks lastefestivalil puhtalt on nende teema. Siis nad korraldavad Võru jaanitule, nad aitavad folkloorifestivalil, et sinna on küll väga palju kaasatud. Ja märkamatult on kell saanud 11.15, et me peame juba siit edasi minema, aga lõppkokkuvõttes mina igal juhul suur tänu teile, et te täna siia tulite, et me saime tund aega rääkida sellest teemast ja ma võin öelda, et miks peab podcast'e tegema. Ma arvan, et need teemad võiks lennata siin 2 nädalat niimoodi, et siis saavad kõik rahulikult ära rääkida, me jõuame ka kuhugi ja Ille, see teema, mis sa välja pakkusid, ma 10 aastat tagasi kinnisvarad on siia sisse, liikumise siia sisse. Kui see müüa Tallinnasse maha, Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe, mul on peas idee olemas, siis Võrumaa lendaks niimoodi, sest see on puhas äri. Sa müüd seal korteri 110 000, tuled Männimetsa ja sul jääb raha veel 10 aastat iga aasta reisida. Aga miks seda ei tehta, ma ei saa sellest tõesti aru. Nii et tegelikult häid ideid on palju ja meil lihtsalt reaalselt ei ole aega. Nii et ma ei tea. Me ei lahenda. Kui te vaatate TV-s ka neid pakette, kui ma oleks pidanud siin ka ütlema, et 2 lauset, 3 lauset, siis tegelikult ma ei tea, ajast on nagu puudu, julmalt on puudu ja ka praegu on puudu, nii et kummardused teile. Asko. Veel kord tere tulemast kaasamisklubisse. Alustasime uue klubiga.